Tere tulemast Paide Arvamusfestivalile. Minu nimi on Priit Välja. Mina töötan Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliinikus arsti residendina ja modereerin meie esimest arutelu, milleks on, kui keha haigestub, mis saab vaimust. Ja esimeseks looks sooviks teile rääkida, et miks see teema oluline on, et Kopenhaagenis on selline tore muuseum, õnnemuuseum. Ja seal on üks näitus, et mis kõige rohkem inimese õnne mõjutab ja on erinevad kastid erinevate siltidega, erinevate raskustega ja saad seal ise tõsta neid. Ja kui mina läksin sinna tõstma, kuigi ma olen psühhiaater, tõstin esimesena valesti, aga selgub, et kõige raskem on ikkagi vaimne tervis. Ehk see mõjutab meie õnne kõige rohkem, et sellepärast see teema on väga oluline. Üks reegel ka, et publikust küsimusi ma leian mõned hetked, et neid küsida. Kui teil tunneb mingi hetk soovite väga midagi küsida, võite käega tõsta, aga ma ei pruugi seda küsimust tollel hetkel võtta. Aga ma leian mõned ajad, et publikusest ka küsimused saada. Nii, ja alustamiseks kutsun lavale meie esimese panelisti, kelleks on Angela Korela. Tema on esimest tüüpi diabeedi patsient, kes sai diagnoosi üle 5 aasta tagasi. Tema on loonud meie esimese diabeediblogi ning tegeleb Instagramis oma kontoga diabeedijutud, kus jagab oma kogemusi ja teadmisi. Palun plaksutame Angelale. Nii, Angela, kas sa palun räägiksid pikemalt oma taustast, et kuidas sa diagnoosi said, kui vana sa olid ja kuidas see kõik toimus? Ja 5 aastat tagasi, siis ma olin 22 ja ma sain selle suhteliselt ootamatult, oli COVID. Tegelikult ma pidin üldse samal ajal Horvaatiasse lendama, aga kuna lennud tühistati, siis ma sujuvalt mõtlesin, et lähen maale vanemate juurde, teen perearsti juures lihtsalt mingi tervisekontrolli. Ja siis puhtjuhuslikult ema ütles, et ma käin nagu veits liiga tihti vetsus, et ma võtsin kraanist natuke vett, läksin kohe vetsu. Ja siis hommikul perearstile mainisin ka, siis ta võttiski veresuhkronäidu, mis oli vist 19 või midagi. Normaalne siis 3-5 vahel. Ja siis sealt see hakkas rulluma, siis ma läksin kusjuures, kes on pereõde, suunas mind Võrru haiglasse hoopis, siis ma olin seal umbes nädala. Ja nii see on siis vaikselt läinud. Ja, kas sa mäletad, mida sa tundsid nendel momentidel, mis su emotsioonid sellel ajal olid? Issand, väga ei olnudki vist sel hetkel midagi väga erilist, ei saanud nagu aru. Sest et enesetundes see hetk, see ei olnud midagi väga traagilist, lihtsalt oli ebamugav. Ja siis sa püüad seal aru saada haiglas, mis sulle räägitakse, hakkad seal midagi süstima, tegema, arvutama, et mul ei olnud füüsiliselt midagi nii väga viga, et ma oleksin saanud. Pigem hiljem on tulnud siuke mure, see arusaam, võib-olla olukorra tõsiduse mõistmine, et mida see üldsegi tähendab. Aga mul ämm ütles, et siis, kui ta mõõtis mu veresuhkrut, siis ta läks korraks ruumist välja, ma mõtlesin, mis ta läks tegema. Hiljem ta ütles, et ta läks nutma. Ja siis ta tuli tagasi, et tema nagu teadis, mida see juba tähendab pereõena. Et siis kuidagi, hiljem tekkis see arusaam, sellel hetkel ei olnudki midagi väga hullu. Sinu jutust ma saan aru, et see, mis sulle räägiti, oli kõik nii palju ja keeruline, et tegelikult sa ei suutnudki midagi tunda sellel momendil. Ja, just, ja. Nii, ma tahaks soovida, et kuidas diabeet on krooniline haigus, et selle ravi on keeruline, kuidas see sinu raviteekond on läinud, et kuidas ja millega ja kuidas on seda saada olnud ja kõike seda praktilist poolt nii-öelda. Ja kui ma sealt haiglast välja sain, siis mingi hetk käisin Tartus endokrinoloogi juures, siis siuksed regulaarsed kohtumised erinevate endokrinoloogidega, et ma olen elukohta vahetanud, sellest sõltuvalt on ka vahetanud meditsiinitöötajad. Kui mina diabeedi sain, siis Eestis ei olnud sensoreid, niimoodi, et esimesed 6 aega ma olin täiesti ilma sensorita, siis hakkas mulle tuttav saatma Saksamaalt, see oli uskumatu skeem, mida pidi taaskord läbima, et neid saada. Siis mingi aeg ma kasutasin libresensoreid, siis tuli Dexcom Eestisse, hakkasin Dexcomi kasutama
nüüd olen katsetanud erinevaid mudeleid veel, praegu kasutan ka Metrooniku pumpa ja sellised tarvikute poole pealt on olnud päris keerulisi aegu, praegu on üsna rahulik, aga olin ka rase mõnda aega tagasi, no see oli täiesti kohutav, olla diabeediga rase. Et see oli väga-väga raske periood, nii füüsiliselt kui vaimselt seda nagu üle elada, et nüüd on jälle sihuke üsna rahulik. Kas sa palun aitaksid publikule selgitada, et kuidas see diabeet rasedust mõjutas, et mis seal muutus võrreldes inimesega, kellel ei ole diabeeti? Ja no kõigepealt oli see esimene trimester oli hästi palju madalaid veresuhkruid, ehk siis oli hästi palju muret üleüldse, et kas kogu aeg läheb madalaks, on ju. Ja samas siis on see enesetunde küsimus, hästi palju alarme öösiti, et ma olin magamata sellepärast, et mul olid alarmid, mis ajasid mind ülesse, siis tegele sellega, külmkapp ja mahla võtma ja nii edasi. Siis mingi hetk need pigem doosid hästi järsult tõusid, et väga-väga palju pidin insuliini hakkama manustama, mis oli ühtepidi tüütu, raske arvutada, teistpidi hästi suur mure oli, et kui ma nüüd liiga palju insuliini teen, et siis jällegi võin hüposse kukkuda, kuidas see mõjutab minu last, minu tervist, pluss siis sihuke nagu üldse see riskiraseduse pinge, pikalt ma ei saanud aru, mida see üldse tähendab, aga lõpus ikkagi ka see sünnitus oli väga raske ja siis lõpus tekkis seda muret ka, et ongi, te pidi muretsed enda elu pärast, muretsed lapse elu pärast ja püüad seda nagu kuidagi seda kõike kombineerida ja muud elu ka, et diabeediga raskused mõjud nagu muudavad kõike muud topelt raskemaks, et siis sa pead veel rohkem nägema, et muude asjadega vaeva, et need muud asjad ellu viia, sest sa pead diabeediga nii palju möllama. Et siuke üks korralik krooniline haigus mõjutab igat elu osa, et kas sa oskad näiteks näitada tuua, kuidas see sinu tööelu on mõjutanud? No ikka väga palju, sest et peamiselt olen minu kontoritööl turundaja, aga samas näiteks kui ma teen mingisugust asja, minul on ka loovtöö, väga raske on teha loovtööd siis, kui sa oled täiesti nagu madal seisus, nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja siis sa, ma ei tea, kas või koosolek või ma ei tea, me oleme siin, on ju, ja siis mul tuleb hüpo peale, siis ma pean võtma mahla, otsima oma asjad ja siis kuidagi veel keskenduma, hakkama teiega rääkima, mõtlema, et millest me siin üldse rääkisime, teeme 15 mintse pausi, juba oled nagu graafikust maas. Või samamoodi, kui ma teen mingit füüsilist asja, jälle paus, mine otsi kuskilt, mahl, tegele sellega, tollega. Või kui on hüpotöösiti, jälle magamata 10 korda üleval, külmkappi, mahla. Ja siis uuesti magama, kui kõht on mahla täis joodud, päris vastik tunne. Et jällegi see stress, magamatus, väsimus, tüdimus, pettumus enda üle, et miks ma nüüd jälle hakkama ei saanud näiteks. Või siis ka see teadmatus, et iga päev on erinev. Ja kas ma kõndisin täna 10 minutit, ma kõndisin tund aega, see juba mõjutab. Või ma olen ärev, et ma tulen siia, juba on veresuhkur kõrge, et jälle saa sellega hakkama kõige muude asjade kõrvalt. Et on näha, et see on mõjutanud seda tööelu, aga mul on tunne, et see kindlasti mõjutanud ka vaba aja veetmist, et tegelikult nii-öelda sõpradega ja perega aja veetmine on ka kuidagi muutunud. Kuidas see muutus? Ikka, just rääkisime enne siin kellegagi, et peole minna diabeedikuna niimoodi või diabeetipõdejana üksi on minu arust väga julge samm. Selles mõttes, et kui sa tantsid, mingi alkohol, mis iganes liikumine, juba eufooria, see, sa ei tea, kuidas see lõppeb, on ju, et sul on esiteks vaja sõpra juba, et kellega minna koos. Ja pereelu ka, et ikkagi kogu aeg pead arvestama, ma ei tea, me lähme perega Itaaliasse, on ju, siis pool kohvrit on minu sensoreid, mahlasid, asju täis, et ma ei saa loota selle peale, et ma kindlasti saan, igalt poolt mahlapoed on, aga äkki pood on kinni sellel ajal või ma pean järjekorras seisma. Hästi palju asju mu kodus, terve üks just tegin, korrastasin, üks terve kummut on täis minu sensoreid, asju, külmkapis üks sahtel, kuhu ma panen siis, ma ei tea, lapsetoidud on ju, et puht praktiliselt, pluss siis ikkagi minu elukaaslane on mõnes mõttes ka mu põetaja, et ta jälgib ka, kuidas mul on öösel mõnikord, kui näiteks ongi mul väga halb olla, siis läheb tema alla külmkapi juurde, toob mahla, on tema ka magamata, on ju. Okay. Laps ärkab sensori peale üles, tuleb tema magama panna. Et tegelikult on kogu pereelu mõjutatud ja ikkagi kui mingi lähedasema sõbraga on kuhugi minek, et siis tema on ka ikkagi tavaliselt kindlasti informeeritud ja natuke ka rohkem valvel.
Okei, sa ütlesid, elukaaslane jälgib sind, kuidas ta seda teeb? Kas ta on siuke öökuljak kogu aeg vaatab sind, kui sa magad? Ei, ta on lihtsalt õrnema unega kui mina ja ta lihtsalt märkab nagu neid kohti ja vahepeal meil tegelikult oligi niimoodi, et minu need teavitused just siis veresuhkru kõrge madala kohta läksid ka temale. Aga mingi hetk need kadusid ära. Aga selles mõttes, et ta lihtsalt jälgib, toob asju, toimetab ja ilmselgelt, kui mul on nagu halb olla, siis peab tema tegelema kõige muuga, sõitma, lapsega tegelema, nõudeka tööle panema, mis iganes, et mida ta teeb ka taval ajal, aga lihtsalt siis ka sellel hetkel, kui ma ei ole füüsiliselt selleks suuteline, siis ta peab ka need augud ära täitma. Et me näeme, et krooniline haigus mõjutab terve pere dünaamikat, mitte ainult seda ühte inimest, et ka teised inimesed on nagu mõjutatud sellest. Nii, Angela, sa oled jõudnud aktiivselt diabeedi teavitustööni, et millal see algas, kuidas sa selleni jõudsid? See tuli hästi loomulikult mulle. Mul oli, kui ma teisel kursusel õppisin Tallinna Ülikoolis reklaamisuhte korraldust, siis ma hakkasin ise blogi pidama enda jaoks. Et lihtsalt natuke erialaselt areneda, vaadata, kuidas käib kodulehe tegemine, tekstide kirjutamine, seal ma kirjutasin enda elust. Ja kui ma siis umbes pool aastat hiljem diagnoosi sain ja haiglas olin, siis ma lihtsalt kirjutasin sellest, sest see oli minu elu osa. Ja siis see vaikselt niimoodi läks, et natuke hakkasingi blogi diabeedi suunale suunama. Ja mingi hetk tegin Instagrami kõrvale, sest et lihtsam päevakohaseid asju edasi anda rääkida. Ja see tuli hästi loomulikult kuidagi enda selle diabeedi teekonna jagamine. Kas on midagi, mis on sind väga üllatanud selle diabeedi teekonna juures, mida sa ei oodanud üldse? Ma ei teagi. Hästi palju sellised toredad tagasisidet on, mis on hästi tore. Pigem enda üllatavad negatiivsed kommentaarid, just eriti nendelt, kes kas ise põevad diabeeti või on tegelikult sellega seotud ja teavad, et kui raske ja kui ka erinev on, et iga inimene põeb diabeeti erinevalt. Et siukseid mingisuguseid üldistavaid näiteid või öelda kuidagi, et see on mu jaoks olnud üllatav, sest mina seda ei läheks kunagi kellelegi teisele ütlema, nagu, et see ei ole okei, kuidas sa tunned või mida sa mõtled, sest et sa ei tea tegelikult seda kogu tausta. Ja millist tagasisidet sa veel oled oma teavitustöö jooksul saanud? Et ma saan aru, et osa on negatiivne olnud, aga millist positiivset tagasisidet sa oled saanud? Tegelikult ikkagi peamiselt on positiivne ja väga mulle meeldivad just, kes ütlevadki, et aitäh, et sa jagad nii südamest, nii päris asju, et ma püüan elada nii, et mul ei oleks tabusid, sest kõik, mis ma teen, on inimlik. Ja ongi, kui ma olen mingi hetkel kurb või ma räägin rahast või ka eriti liigutav on olnud, kui üks ema kunagi kirjutas mulle, et tema pojal on diabeet ja et poeg on hästi nagu depressiivne ja ei taha üldse tegeleda asjaga ja siis võid lihtsalt mingit päris füüsilist infot, mida ma olen öelnud, et näiteks ma ei tea, mida võiks süüa, mis mina olen saanud teada või kus saab sensoreid või kas või neid review'sid teinud, et inimene kohe ise ei tõtta mingit uut asja proovima, et just selline nagu ka teavitusega seotud ja emotsionaalne, sest väga paljugi, kuigi neid tervishoiutöötajaid on, kellega me kokku puutume, siis see on hästi füüsilise tervise baasil. Me vaatame seda 3 kuu keskmist näitu ja nii edasi, aga sensoritest, ma ei tea, mulle rääkis alles, ma ei tea, 3. endokrinoloog, ma arvan, et sa pead ise teadma seda asja ja sa pead kuskilt ise välja uurima ja tihtipeale olen siis mina see, kes jagab seda infot teistele, kes seda kuskilt mujalt ei saa. Okay. Kuidas see sensor sinu elu on muutnud ja äkki võib-olla avad ka, mis see sensor täpselt tähendab? Ja sensor siis mõõdab kogu aeg veresuhkru näitu ja annab sellest teada, kas see on kõrge, madal, normaalne ja teeb siis ka kokkuvõtteid. Ja see on muutnud ikkagi väga palju. Õnneks ma elasin ilma sensorita diabeediga umbes ainult kuu või midagi sellist teadlikult diabeediga. Et mul on see nii pikalt olnud terve aeg ilma sensorita, ei kujutaks ette vahepeal, kui mõni päev on sensor otsa saanud või lõpeb ära, siis see on juba väga raske, sest hoia glükomeetrit, sa saad ainult hetke ka, et mis see praegu on, näiteks ma mõõdan siis sõrmest väikse veretilgaga, palju on praegu veresuhkru näit veres, aga ma ei tea, kas see langeb, tõuseb. Sensor annab mulle ikkagi teada, kas see tõuseb, langeb, kus see on. Ja sellest edasi on siis mul veel pump. Ilma pumbata ma tõesti ei tea, ei tahaks tagasi minna. See on uskumatu, mida see teeb minu vaimsele füüsilise tervisele.
ja see on veel nagu eriti hea, et see pump siis samamoodi, tal on ka oma sensor, mis mõõdab, teeb täpselt sama, mida need ainult sensoriga, aga pump, kui veresuhkur langeb, ta paneb insuliini kinni, ehk siis see ei tule insuliini rohkem nagu peale ja kui on veresuhkur on kõrge, siis ta annab väikeste dooside kaupa juurde, ehk siis see on nagu väike aju, mis laseb minu ajul rohkem puhata, see teeb minu eest tööd ära. Et ma saan aru, et see on vähendanud sinu koormust, millele sa pead mõtlema. Ja just väga palju, jah. Okay. Nii, aitäh Angelale oma kogemus kroonilise haigusega jagamast. Ja sa juba mainisid tervishoiutöötajad, et kutsume ka teised panelistid lavale. Ma alustaksin Dagmar Ainsoost, kes on kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut, vaimse tervise spetsialist ja töötab Remedios praegu. Tema on meil kliiniline psühholoog ja kognitiivkäitumisterapeut. Teiseks sooviks kutsuda on Maarja Randvälja, kes on diabeedispetsialist, eriõde ja toitumisterapeut. Töötab nii praktikas kui ka teeb teadust ja õppejõud, on ka õppejõud. Et juhatuse liige ka diabeedispetsialistide MTÜs. Ja viimaseks palun Marelle Maiste, kes on perearstikeskuse pereõde, Eesti Õdede Liidu terviseõdenduse seltsingu üks juhtidest ja kliinilise kasutajamugavuse juht ettevõttest Termtest. Nii, nüüd me oleme saanud ühe inimese kogemuse kätte. Läheks natuke laiemaks, et palun võiks natuke ühte kroonilist haigust avada ka nüüd, et Marel, võtame tegelikult Maarja. Kas sa palun räägiksid meile natuke, mis see diabeet tegelikult on, et avaksid meile? Ja, et diabeet on selline rahvakeelises suhkruhaigus ja väga laialt levinud haigust nii arenenud kui ka arenguriikides. Ütleme nii, et viimased 30, 40 või isegi 50 aastat on pidevas tõusutrendis. Ja Eestis on diabeedi levimus kuskil umbes 7% juures täiskasvanute seas, Lätis, Leedus isegi natukene rohkem, aga tegelikult päris täpselt ei tea, kui suur see levimus on, kuna meil ka Eestis puudub selline spetsiifiline diabeediregister, et see diabeediregister on arendamisel ja tõenäoliselt järgmisel aastal me juba saame palju rohkem infot selle kohta, et mis seis Eestis on. Aga diabeedi puhul kindlasti on äärmiselt oluline alati selgitada, et on olemas nii esimest tüüpi diabeet, eks ole, on olemas teist tüüpi diabeet, et tegemist on ainevahetusliku kroonilise haigusega ja see põhiline tulem on siis kõrgenenud veresuhkru tase, veresuhkru kõikumised. Aga võib-olla see oluline kontsept ongi selle juures just pigem see, et esimest tüüpi diabeet on pigem vähe, seda on diabeedi vormidest 5-10% ja ta on autoimmuunne, eks ole, et on selline äge akuutne seisund, mis vajab siis igapäevaselt insuliinravi 24/7, 365 päeva ja ilma selleta inimene enam ei saa hakkama, eks ole. Aga teist tüüpi diabeet on siis pigem ikkagi selline ainevahetuslik haigus, mis on suuresti tingitud võib-olla sellest elustiilist ja natuke ka geneetilist fooni on seal taga taustaks, aga samuti mõjutab ta inimese organsüsteemi tervikuna. Need kõrged suhkrud siis mõjutavad nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Et ma saan aru, et tegelikult me praegu ei tea, kui palju diabeedihaigeid meil Eestis on. No me teame, meil on nagu üldine info on nagu olemas, et see protsent on nagu teada, aga päris täpselt, et mis seisus on ja et sellepärast, et ega diabeeti ju me saame hästi diagnoosida esmatasandil, perearstid diagnoosivad teist tüüpi diabeeti, meil on diabeeti põdevad patsiendid eriarstide juures, endokrinoloogide vaateväljas, nii et natukene võib-olla on seal selliseid varieeruvust. Marelle, kas sa palun räägiksid perevaatevinklist, et kuidas diabeedi teekond pereõdede ja perearstide juures käib? Et esmatasandil siis peaasjalikult tegelikult me puutume kokku kõige rohkem teist tüüpi siis diabeetikutega. Esimese tüübi nii-öelda siis patsiendid on enamasti endokrinoloogi siis vaateväljas ja nende selline rutiinne jälgimine toimub nii-öelda siis nagu teises vaates, et kõige rohkem puutume me kokku siis just selle teist tüüpi diabeediga ja tegelikult seda siis iga-aastaselt, korduvalt ja nendega me tegeleme siis võib-olla rohkem süvitsi. Et kui näiteks esimest tüüpi põdev inimene haigestub võib-olla mõnda
nohuköha, kopsuhaiguse nii-öelda ägenemine, et siis jah, nad tulevad meie juurde nii-öelda sellel teisel põhjusel, aga kaasuvana me peame siis alati arvestama, et neil on ka siis raviskeemis näiteks insuliin ja kõik need hüpod ja see teema. Aga tegelikult ma arvan jah, et aus vastus on see, et me puutume pigem vähe nendega kokku. Ja puutute vähe kokku, aga kui tihti, kuidas see jälgimine käib diabeedihaigetel, Marele? Ja, et Eestis Tervisekassa siis rakendab sellist krooniliste haigete jälgimise süsteemi, mida nimetatakse perearsti kvaliteedisüsteemiks. Meil on konkreetselt teada need patsiendid, kellel on see haigus diagnoositud ja iga aasta me siis proaktiivselt kutsume nad ise vastuvõtule, kui nad ei ole seda teinud. Ehk et mul on siis Exceli nii-öelda list ja nendele meie nimistute patsientidele siis nii-öelda aastas korra tuleb telefonikõne, et tere, et on aeg tulla tervisekontrolli. Ja tegelikult ma arvan, et see on väga efektiivne meetod selleks, et ära hoida tüsistusi ja lahendada muresid siis nii-öelda natuke enne, kui need on juba süvenenud. Sa mainisid tüsistusi, et räägime selle osa ka ära, et mis need diabeedi tüsistused võivad olla, et inimesed oleks teadlikud. Just, tegelikult ei ole nii-öelda tähtsust, mis tüüpi diabeet sul on diagnoositud, tüsistused varem või hiljem võivad saabuda nii ehk naa, küsimus on millal. Ja tegelikult kahju saab või kannatada saab kogu organism, et silmad, sellepärast peab käima silmadega iga aasta kontrollis, silmapõhjasid kontrollimas. Neerud võivad kahjustada saada, sellepärast on oluline neerunäitajad kontrollida. Vererõhk võib tõusta, nahamuutused, seeninfektsioonid ja tegelikult me räägime siin kaugtüsistustena ka jalgade amputatsioonist. Ehk et kuna nii-öelda närvid saavad ja perifeersed jalgade nii-öelda närvid võivad kahjustada saada, siis on ülioluline kontrollida jalgu iga-aastaselt tervishoiutöötajate poolt, spetsiaalseid instrumente kasutades. On vaja palpeerida, katsuda labajala pulsse, et kas verevarustus on hea, sest et need kõik jalgade sümptomi võivad olla väga, väga hiilivad ja salakavalad. Ehk et me jõuaks nii-öelda sinna faasi, et inimese elukvaliteet niivõrd halveneb, et siis on vaja kogu aeg ka meil tervishoiutöötajatena neid nii-öelda meelde tuletada neid tüsistusi ja hoida kätt pulsil, et seda ei juhtuks. Okay. Maarja, sulle kiire küsimus, kas on erinevus tüsistuste osas esimese ja teise diabeedi, kas on vahet, kumb diabeet mul on? Et pigem esimest tüüpi diabeedi puhul ikkagi need lähitüsistused, see hüpoglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos, et need on nagu suuresti seotud selle haigusega, insuliiniga, et need on nagu võib-olla kõige ägedamad. Aga tegelikult kõik need kaugtüsistused, mida Marella ka välja tõid, et on siis mõlema tüübi puhul, et mõnel küll natuke rohkem, mõnel vähem, aga kindlasti lisaksin ka juurde veel siia, et ka see nimekiri ei ole veel lõplik, et just tervet organismi ta mõjutab ja just. Nii, kui me seda kõike kuulame, üksiküsu kogemust, laiemat pilti, siis Dagmar, mul on natuke tunne, et see mõjub inimesel väga rusuvalt või mõjuda, et kuidas sina oled nende krooniliste haigustega kokku puutunud, et millal need sinu juurde jõuavad, kliinilise psühholoogi juurde? Selles mõttes suur küsimus, et natuke see juba oleneb sellest, kus töötada. Et näiteks siis, kui töötasin psühhiaatrikliinikus statsionaarse ravi osakondades, siis tegelikult selline üldine tervisekontroll käis asja juurde. Me niikuinii vaatasime ka inimest kui tervikut. Samal ajal, nüüd viimasel ajal olen rohkem erasektoris ja sinna ikkagi inimene jõuab ise, kui jõuab. Ja tegelikult, mida mina näen või kui sa küsid, et mis olukorras inimestega rohkem kokku puutun, siis omajagu jõuab minuni inimesi isegi enne diagnoosi. Kui on hästi palju sellist teadmatust, segadust, midagi minuga toimub, ma täpselt ei tea, mis see on. Üks arst jooksutab teise juurde, teine jooksutab esimese juurde tagasi, mingeid vastuseid ei ole. Lõpuks mõni arstidest ütleb, et mine üldse selle psühholoogi juurde ja siis nad tulevad. Ja tegelikult võib-olla kui rääkida näiteks diabeedist ja kroonilistest haigustest, siis ma tahaks näha neid inimesi isegi rohkem.
mulle, ja ma ei taha kellelegi liiga teha, aga mulle natuke tundub, et nii nagu Angel enne korraks mainis ka, et jah, see kontakt krooniliste haiguste puhul meditsiinisüsteemiga on olemas, aga kõik käib sellisest nagu füüsilise keha kontekstis. Aga ja mulle tundub, et me kohati nagu võtamegi, et justkui meil oleks kuskil on mingi keha ja siis kuskil on mingi pea ja siis need 2 asja käivad kuidagi, jalutavad oma rütmis. Aga tegelikult võib-olla me võiksime liikuda sinna suunas, et meil on ikkagi nagu üks ühtne terviklik süsteem ja see kõik käib niimoodi sümbioosis ja koosmõjus. Ja, ma mõistan, et siuke krooniline haigus võib põhjustada väga palju stressi inimesele. Et siin väike vahelugu stressist, et meie keha on ikkagi ürge inimese keha natukene. Et kui meil on stress, tõuseb meie kehas kortisoli tase, tõuseb natuke veresuhkur ja umbes 4 tunniks peaks tõusma, et ürgmehe stress oli ikkagi korraks lõvi näeb, et siis jookseb ära ja korraks on seda veresuhkrut vaja. Aga tänapäeval krooniliste haiguste puhul on meil see stressor eluaegne. Et kuidas, ma tegelikult küsiks kõigilt, et kuidas te näinud olete, kuidas siuke kroonilise haigusega elamine, kuidas see stressi võib põhjustada või kuidas see inimest mõjutab, et võime alustada Dagmarist ja siis kõik võivad liituda, kui nad soovivad. Ja ma kuulasin su küsimust ja mõtlen, ma ei tea, kust alustada, sest et võtame kas või kogu seda teekonda täitsa algusest. Alustame sellest, et näiteks oletame, et sinu kogemus oli natuke teistsugune, sa ütlesid, et sul ei olnud mingisuguseid väga suuri füüsilisi kaebusi enne. Oletame, et on. Võtame juba selle esimese staadiumi, kus mul on halb olla, midagi minuga toimub, ma ei saa aru, mis asi see on. Hästi palju teadmatust, hästi palju ärevust seoses sellega. Siis näiteks nagu oli Angela lugu, et järsku ma lähen arsti juurde ja järsku paugu pealt mu kogu elu on teine. Seal juba, mina kui psühholoog mõtlen sellise nagu kriisikõvera peale, et me ikkagi tegeleme psühholoogilise kriisiga. Eks sa mingil hetkel saad kommenteerida, kui palju näiteks sellega sinu puhul tegeleti, kui palju sa sellega üldse abi said. Järsku sa oled olukorras, kus kogu elu on teine, sa ei tea, mis on tulemas, räägitakse mingitest jalgade amputatsioonist ja millest kõigest, on ju. Ja siis läheme sinna tavaelu juurde, nii palju mingi praktilist jama, millega tegeleda, taaskord uus olukord, ma ei tea, mis saab, ärevust palju võib tulla sellist lootusetust, kõik need elustiili teemad. Et kui mõelda nagu psüühikahäirete peale ka, siis kui ma oma peas hakkan järjest nagu erinevaid haigusi läbi mõtlema, siis hakkame kohe meeleoluhäired, võtame näiteks depressioon, võib-olla on kõige tuntum. Jälle siuke muna ja kana olukord, et seesama see kortisool ja üldiselt need kaebused, mis krooniliste haigustega kaasa tulevad, võivad põhjustada depressiooni. Ka teadus ütleb, et krooniliste haigustega erinevate psüühikahäirete tõenäosus tõuseb. Ja samal ajal, kui mul näiteks on depressioon ja võib-olla on juba enne selle näiteks diabeedi saamist, siis kui mul juba niikuinii on nii kehv olla, et ma ei suuda hommikul üles tõusta, ma ei suuda pessugi minna. Ja siis mulle öeldakse, et nüüd sa pead hakkama sporti tegema ja jälgima oma veresuhkrut ja süstima ja tegema veel must 1000 asja juurde. Ma ei hakka tegema seda. Ja siis see juba põhjustab, raskendab seda diabeedi või muu kroonilise haiguse olukorda. Võtame ärevushäired sinna otsa. Väga palju ärevust tuleb tõenäoliselt sellise diagnoosiga ja samal ajal, kui ma näiteks juba enne olen väga ärev, siis see kõik ju tohutult nagu veel eskaleerub. Võtame, ma ei tea, söömishäired. Kui ma olen näiteks emotsionaalne sööja, mida see teeb minu veresuhkruga? Ja samal ajal, kui ma saan selle diagnoosi, see põhjustab emotsionaalselt väga suuri nagu raskusi ja need panevad mind sööma. Võtame, või siis vastupidi, anoreksiat, buliimiat, kõik see teema, unehäired, ma ei tea, aktiivsus, tähelepanu häire. Kui mul on raske tähelepanu olla ja kõike seda meeles hoida, jälle hästi keeruline. Aga jah, jäin jutustama. Mõtlesingi nüüd, sa mainisid ka teadust, et Maarja, äkki sina oskad öelda, et sina ju tegeled selle uurimise, kuidas see meie krooniline haigus meie aju võib mõjutada siis või meie vaimset tervist? Ja tõepoolest, et ma kõigepealt ütleks seda, et tihtilugu, kui me räägime teist tüüpi diabeedist,
siis teist tüüpi diabeet võib alati üldsegi nii, et inimene ei tunne mitte midagi. Ta võib-olla lihtsalt on väsinud, võib-olla väike jõuetus, aga kestmast ei oleks siis väsinud. Ja võib-olla kui seal taga ongi näiteks meesterahvas, ta ei lähegi arsti juurde, eks ole. Ja ka ühel hetkel ta saab selle diagnoosi, sest tegelikult ta päris nagu täpselt ei mõista seda, et mis asi see siis nüüd diabeet on ja et okei. Aga tihtilugu see vaimse tervise sellised probleemid nagu tulevad pigem nagu juba hiljem kuidagi ühel juba haigus on juba tükk aega kestnud, aga ka siis, kui seal on juba tekkinud mingi kaasuv seisund, mingi tüsistus. Okei, nüüd on asi tõsine. Et siis tekib kõik see ärevus ja see mõte, et mis nüüd saab, eks ole. Aga siin nüüd paar aastat tagasi tehtud uuring erinevates Eesti haiglates, siis näiteks teist tüüpi diabeeti põdevad patsiendid toovad välja, et see hirm ja see ärevus on suuresti seotud raviga. Et mida tähendab insuliinravi? Et kas see tähendab seda, et ongi lõpp, nüüd on kõik, mul enam keha ei tööta, ma ei saa hakkama. Ja teine oluline komponent, mida tuuakse välja, et mul ei ole piisavaid teadmisi. Tegelikult ei ole võib-olla saanud päris head kontakti selle tervishoiutöötajaga, õearstiga, et mul ei ole neid teadmisi, et mis asi see nüüd kõik tähendab. Ja teisalt tuuakse ka välja, et mul puudub motivatsioon. Mul ei ole motivatsiooni teha seda füüsilist sama neid harjutusi, et see motivatsiooni puudulikkus ka näitab seda, et see taga on vaimse tervise probleemid. Ja Marelle, kuidas see praktikas välja näeb, et ootame sinult pereõelt, perearstidelt siukseid väga suuri imesid võib, kuidas praktikas on selle keha ja vaimse tervise üheldamine? Jah, no muidugi keha ja vaim on väga tihedalt seotud. Kui vaim haigestub, on kroonilise haiguse kontroll väga kasin ja vastupidi siis, et aga küsimus on alati, et kus siis nii-öelda alustada, kus hakata seda nii-öelda lõngakera siis lahti harutama ja väga sageli siis ongi ootused ju esmatasandile väga suured, et kui eriarsti ikkagi endokrinoloogi kätte ei saa, siis vaadatakse ikka sinna perearsti kabineti poole ja alati ka tegelikult teiste spetsialistide poolt on see vastus, et minge perearsti juurde. Et isegi kui me räägime haavahooldusest, siis kirurgid ütlevad, minge perearsti juurde niite eemaldama, aga reaalsus on see, et tere tulemast, teid võtab 90% vastu pereõde. Et perearsti juurde jõuad sa ikkagi siis, kui on asi juba nii-öelda kriitilisem, et see esimene kontakt on ikkagi pereõel ja see eeldab seda, et pereõel on ikkagi väga-väga hea ettevalmistus erinevateks nii-öelda seisunditeks, olukordadeks ja tegelikult väga sageli on see, et siin nii-öelda võibki tekkida selline väike siis nii-öelda väike tühimik sisse, sellepärast et meil on väga erinevaid pereõdesid täna töömaastikul, et pereõena võib töötada iga õde, kes on tervishoiu kõrgkooli lõpetanud, et õde lõpetab tervishoiu kõrgkooli ja on siis pereõde versus siis see pereõde, kes on töötanud võib-olla juba 20 aastat ja on lihtsalt nii-öelda selle 20 aastaga väga palju kogemust, eks ju, saanud, et siis nii-öelda see esmatasand on ka nii-öelda oma väljakutsetega, et sa tegelikult ei tea ju ka, mis ettevalmistus sellel pereõel täpselt parasjagu on, millised on tema teadmised diabeedist kui haigusest. Et mina olen pereõena töötanud siis 12 aastat, olen spetsialiseerunud siis terviseõeks ja olen siis samuti eriõde, mis tegelikult tähendaks paberite järgi, et ma olen justkui nii-öelda siis spetsialiseerunud esmatasandile ja ma peaksin nende muredega olema nagu kuidagi nagu rohkem kursis. Aga see ei tähenda reaalsuses nagu seda, et ma tunneksin ennast näiteks vaimse tervise toetamisel nüüd väga kindlalt, et seda ettevalmistust mul tegelikult ei ole. Et sa ütled, et sul on ettevalmistus selle ühe poole lahendamiseks praegu, aga teise omaks ei ole. Just. Angela, kuidas sinu kogemus ütleb? Enne natuke rääkisid, et kui diagnoosi said, oli väga palju endokrinolooga. Kuidas teise poole abi leidmine oli? Raske. Mõnda aega isegi ei tulnud selle peale, et võiks vaimse tervise osas küsida abi perearstilt või endokrinoloogilt. Et kui sinna kabinetti sattusid, siis rääkisid ikka oma veresuhkrust, rääkisid sellest, mida küsiti või kui küsiti, kuidas läheb, siis viskad ruttu hästi ja näitad oma neid näite ja liigud nagu eluga edasi. Kõige kiiremini, kõige rohkem abi, ma arvan, ma olen saanud diabeedikoolilt igasugust. Seal ma olen käinud psühholoogi juures, kogemusnõustamisi teinud,
you name it, igasuguseid asju saab sealt. Ja siis ma olen käinud ise oma kuludega ka terapeutide, psühholoogide juures. Ja ka eks see kogemus ongi nagu erinev, et eriti mul on väga teravalt meeles rasedusaegne kogemus, kus ma olin juba täiesti nagu hullumas, oli mega raske olla, ma olin pikalt olnud haiguslehel töölt ja ma palusin, et perearst veel pikendaks haiguslehte, et ma olen üliärev, ma olen ülistressis ja ma palusin ka suunamist siis psühholoogi juurde või kuhugi. Selle peale perearst ütles, et rasedus pole haigus, mine tööle. Ja siis ma vahetasin perearsti ja siis uus perearst. Minu arust see psühholoog, kelle ma juurde ma läksin, siis isegi ei olnud äkki tasuline, et ta lihtsalt ütles numbri ja ütles, et helista mine. Ja ma läksin ja ma sain kohe selles mõttes, et ongi, et pead ise ikkagi kuidagi mõtlema ja mõtestama seda ise välja, et sul on tegelikult mingi probleem, sul on mingi ärevus, sul on stress, sa oled kurnatud, sa oled magamata ja siis sa pead olema kuidagi ekstra valmis seda ise ka tooma välja oma perearstile või endokrinoloogile, ja siis võid loota, et võib-olla tuleb mingi lahendus, mingi soovitus sealt. Ma saan, et see lugu on väga keeruline kõik. Ka mina arstiks õppisin praktika ajal, ma ikkagi käisin vahepeal arstidega kaasas, olin ilusti praktikant ja ma ühte asja harrastasin. Ma pärast arsti lahkumist küsisin patsiendilt, mis arst ütles. Kahjuks on tõdemus, et tihti see vastus ei lühikeseks. Et Angela, kuidas see kogemus on? Kas spetsialistid räägivad liiga keeruliselt esialgu? Kas sul ei ole raske mõista seda, mis sulle räägiti? Et mul on tunne, et sa oled väga palju aega võtnud selleks, et ise informatsiooni pärast uuesti leida. Kas sulle ei antud seda või sul lihtsalt anti nii keeruliselt, et oli alguse raske aru saada? Ma arvan, et võib-olla mõlemad, aga peamine võib-olla, et sellist nagu zoom audit seal. Või et isegi kui need sõnad on sulle aru saadavad, siis see kuidagi raske nagu keskenduda ja ongi just neid peegeldavaid küsimusi. Et kui ma oma bakatööd tegin, ma õppisin kommunikatsiooni, aga ma tegin diabeedipõdeja teekonda, kaardistasin ja seda kommunikatsiooni, siis mida ta saab kas meditsiinist kuskilt mujalt. Ja sealt ka hästi palju uurisin ise ja kui ma tegin ka intervjuud, siis tuligi välja see, et just tegelikult see tervishoiutöötaja võiks, ta ütleb midagi ja siis ta küsib täpselt ongi, et ma peegeldan, et kas ma sain nagu aru, et lihtsalt ma nagu ja siis lähed välja, siis ongi, et ma ei mäletagi, mida räägiti üldse. Et tead, kas see nüüd nii keeruline on ja samas see on siuke hästi kuidagi rutuga ka, et sa tead, et sul on mingi, mina tean ka, et seal on mingi 20 minutit on ju, või mis iganes see aeg on, et teeks ruttu ära, saaks edasi minna, et ei taha ka selle inimese aeg nagu hoida kuidagi. Et samas just see mingi erinevus, mille peale ma olen väga palju mõelnud, ongi, et arsti ja õe tasand. Et diabeediõega minu arust tal on tohutult kiire alati, aga vahepeal ma istun ta seal kabinetis tund aega, me räägime, ma ütlen, tead, kui nõmedad need seadmed on, tead, kui nõme mu tööandja on, tead, umbes ma ei saa magada ja siis ma näen, et tal on telefon 10 korda juba helisenud, aga ta ei saada mind ära, ta kuulab ja aitab ja mõtleb, et mõtleme nii ja räägime sellest ja aga arstiga kuidagi ei teki seda sidet ja loomulikult ma ei peakski istuma tund aega ja rääkima oma kogu eraelu lahti loomulikult, aga see tunne, et sa õele saad rääkida rohkem ja siis õde, tal on aega selle peale mõelda ja sind suunata, versus see arstilt nagu pead ise küsima konkreetselt, palun, kas ma saaksin midagi ja siis võib-olla saad. Okei, siin on võib-olla küsimus ka Dagmarile ja Maarjale, et kas te olete näinud või Dagmari juurde näiteks tulnud on ka need inimesed, kes tunnevad, et nad tahavad rääkida või nad vajavad rohkem selgitusi, et mul on tunne, et on alguses raske aru saada kõigist sellest infost, mis tuleb neile. Kuidas teie kogemus ütleb? Et ma võib-olla alustaks pigem nagu sellega, et kui rääkida see diabeedi seisukohalt, et siis ega meil ei ole nagu konkreetselt sellist nagu juhist, et nüüd peaks käima läbi selle vaimse tervise teema. Pigem ongi see oskus, et seda anamneesi niimoodi justkui läbida, et kasutama selliseid motiveeriva intervjueerimise tehnikaid ja tagasisidestama ja kuulama. Aga tegelikult mingi konkreetset mõõdikut meil ei ole. Et meil on kasutusel emotsionaalse enesetunde küsimustik, see on väga hea mõõdik, mida kasutada, et sihukest esmast nagu sõelumist teha. Aga suuresti ikkagi jääb see nii-öelda selle konkreetse õe nagu pädevusse. Aga ma ütlen ausalt, et neid on palju.
kes tahaksid rääkida ja kes tahaksid võib-olla ka lihtsalt, et neid kuulatakse. Sest ega terve elukaare jooksul on ju neid probleeme erinevaid. Et kui me räägime sellest noorest või räägime siis keskealisest või eakast, et need on ju mured on ju väga, väga mitmetahulised. Ja tihtilugu ongi see, et see murega üksi olemine, et kas või sellest lihtsast asjast rääkida, kuni jõuda selle sügava tuumani välja. Nii et ka see ongi ka hea töövahend tõel kuulata. Kuulata. Ja ma tahtsin siia juurde lisada, et ülioluline ongi leida nagu see üks kontaktisik, kellega sa saadki rääkida, sa ise tunned ennast nagu hästi, et neid inimesi ja tervishoiutöötajad sellel teekonnal on ju meeletult ja oluline ongi see tugiisik tegelikult ja kellega on hea kontakt, kes kuulab ja ma arvan, et see on nagu oluline ka sellele nii-öelda seal kõigega toimetulekule, et tore, et sul selles mõttes siuke kontakt on olemas. Ma võib-olla lisaks kiirelt, et kui mõelda nagu selle peale, kuidas psüühika töötab. Et sa saad selle mingi diagnoosi, eks oleneb ka, kui kaua see sul on olnud ja mis seisundis sa oled. Aga ka võib täitsa olla, et sa satud sinna kabinetti, sulle tulistatakse see 20 või 30 minutit mingit fakt, et nüüd on nii, siis on mingid seadmed, mingid asjad, sul juba neid võõrsõnu sinu jaoks on nagu nii palju, et otsast juba läheb meelest ära, on ju. Ja ka emotsionaalselt, et kui sa oled veel pigem sellise šoki seisundis võib-olla alles analüüsid kogu seda, et mis üldse toimub, mis see tulevik on, mis see kõik tähendab. Sa ei suuda, see psüühika ei suuda salvestada kogu sellist kuiva infot niikuinii. Ja jälle, ma ei taha kellelegi liiga teha, aga mulle kohati tundub, et sellega väga palju ei arvestata. Et mis mõttes, et on ju siin, ma ju rääkisin talle, mine ära, ma ju andsin info edasi, linnuke kirjas. Aga just see kontroll, et kas ta tegelikult oli üldse sellises seisundis see inimene, ta suudab reaalselt seda infot ka nagu salvestada ja läbi mõtestada, mis see kõik tähendab. Siis ma küsiks, sa enne mainisid sõna kriisikõver, äkki selgitaks korraks meile seda ja siis sooviks äkki nippe. Mina töötan arstina, et mis see esimene vastab, et mis tol momendil on kõige olulisem ja mis äkki on soovitusi, mida me tegema peaksime tol momendil. Arstidena või peredele, ükskõik, kes nagu ütleb, sükest informatsiooni peab tollel hetkel edasi andma. Jah, küll ma tahaks joonistada nüüd, aga võib-olla hästi niimoodi pikk jutt väga lühidalt sellest kriisikõverest. Sisuliselt, mis juhtub meie peas, me elame oma elu nii, nagu me oleme harjunud seda elama. Ja siis midagi juhtub. Tuleb see telefonikõne või ma olen seal kabinetis, arst annab mingi info, see mingi hetk juhtub. Ja siis tuleb natuke aega sellist öeldakse nagu šoki etapp või šoki periood. See ei kesta tavaliselt väga-väga kaua. Võib-olla mõned minutid, võib-olla mõnel juhul mõned sekundid, vahel mõned päevad. Tavaliselt see ei kesta seal nädalaid ja kuid. See on see hetk, kus piltlikult võetakse see puslekarp ja visatakse mööda tuba laiali. Täielik kaos, kõik tükid on laiali, midagi aru, me pea ei saa aru, mis nüüd juhtus. See on see lühike etapp, kus inimesed võivad käituda täitsa ebaadekvaatselt, neil jookseb täiesti kokku, nad võivad reageerida kuidagi väga-väga nagu ootamatult. Ja peale seda tuleb see nagu analüüsiperiood. Tavaliselt see kestab kauem. See on nüüd see aeg, kus me hakkame neid laiali olevaid pusle tükikesi teistpidi pöörama, et vaadata, mis pilt üldse siin on, millest me üldse räägime. Tavaliselt peale mingit kriisiolukordi, see on see etapp, kus tulevad kõik need miljon küsimust, kõik need mõtted, et issand, et seda ei ole juhtunud, see eitusfaas, see, et äkki ikka arst eksis ja äkki ikka see kõik ei ole tõsi ja äkki enda analüüsi tulemused ei olnud päris ikkagi nagu tõesed või äkki oli valepositiivsed või ja mis see nüüd ikka on ja mis see ikka tähendab ja miljon küsimust ja siis me guugeldame ja siis me otsime, kuidas see välja näeb ja kuidas see jalgade amputeerimine ikkagi käib ja küsimused. Ehk siis meie pea üritab seda pilti nüüd kokku panna, et mis siin täpselt nagu juhtus. Ja selle kriisikõvera ja siin me ikkagi lähme nagu suht paha on olla. Et kui ma joonistaks, siis see joon läheb praegu allapoole elu kvaliteedi mõttes. Ja seal kuristiku täitsa põhjas on leppimine. Ehk siis see on nüüd see koht, kus ma saan aru, mis juhtus. See võib-olla ei meeldi mulle, ma võib-olla ei taha seda,
aga ma võtan selle vastu ja aktsepteerin, et minu elu on nüüd selline ja minu elu ei saa mitte kunagi olema endine. Ja peale seda saime me vaikselt hakata uuesti ülespoole liikuma. Seda uut ülespoole liikumise teekonda tavaliselt nimetataksegi nagu uute järelduste perioodiks. Ehk siis see on nüüd see koht, kus me õpime uuesti elama selles uues kontekstis. Kuidas minu hommikud käivad, kuidas need ööd käivad selle kõigi nende mõõdikutega, kuidas käib peol käimine, kuidas käivad jõulud, kui palju ma võin seda seaplaadi süüa, kui palju pole mõistlik, mis ma alkohol, ühesõnaga, et me õpime nagu uuesti selles uues kontekstis elama. Ja tegelikult, mis selle kõige juures võib-olla, see kohati võib-olla kõlab julmalt, aga ma tahaks selle ikkagi nagu ära mainida, et see kriisi kõver lõpeb sageli isegi nagu kõrgemas punktis kui see, kust me alustasime. Ehk siis see ei ole nüüd see, et mingid kriisiolukorrad ja haiguse saamine on nagu tore asi, mitte seda. Aga see esiteks, see õpetab hästi palju. Ja üks on see uute järelduste aeg, sest seal me sageli ka esitame endale mingid väga-väga suuri küsimusi. Mis on mu prioriteedid üldse? Mis on elus oluline? Mida ma väärtustan? Ja teine asi, et meie nagu enesetõhusus kasvab läbi nende raskete olukordade. Ehk siis see lihas, et okei, ma tean, et mul võib olla väga raske, aga tegelikult ma saan hakkama. Võt see kasvab läbi selliste raskete kogemuste. Okay. Aga jah, võib-olla siis kiirelt siis see ka, ma mäletan, sa küsisid, et soovitusi. Ma võiks jälle pikalt rääkida, aga võib-olla see, kui me räägime tervishoiuspetsialistidest, siis ma arvan, et võib-olla see esimene asi ongi see, et me võiksime teada, kuidas see psüühika läbi selle kriisi töötab. Ehk siis me saaksime, see on teatud soovitused, et kui meil on see kõige esimene hetk näiteks, kui mina olen see inimene, kes annab diagnoosi ja viskab selle pommi selle inimese nagu lauale, siis ma võiksin aru saada, et see šokiperiood näiteks tuleb. Ma võiksin aru saada, kuidas sellise inimesega nagu käituda. Ma võiksin aru saada, et kui ta tuleb mulle 2 nädala pärast ja pommitab mulle 20 minutit ainult neid küsimusi ja tahab, et ma räägiksin talle seda sama lugu mingid 80 korda, siis see on normaalne ja seda peab rääkima. Ja see on tema jaoks oluline, et ta saaks aru sellest kõigest, ta ongi seal analüüsiperioodis. Võib-olla see oleks üks soovitus. Et me oleme enne ka mainiti, et tegelikult kõige oluline on selline kontakt, kellega vestelda, et võib-olla tolles momendis on siis kõige olulisem see järgmine kontakt selle patsiendiga kokku leppida. Näiteks. Nii, me oleme maininud, et oleme siin hakanud lugama seost, et krooniline haigus, vaimne tervis on seotud. Küsin konkreetse küsimuse, millised vaimse tervise häired see krooniline haigus võiks tekitada, et alustame Angela, mis sinu kogemus ütleb sinul ringis, et mis sa tunned, et võis sinu elus muutuda või kas sa oled avalikult nagu rääkinud enda vaimse tervise muredest, et nagu mis see tõi sulle, kas see tõi mingi nagu diabeet või? Jah, diabeet, kas see tõi täitsa vaimse tervise häireid ka? Ma ei tea, ma ei oska ise niimoodi diagnoosida. Ma tean, mida ma tunnen, et ma olen pidevalt ärevil. Nagu te võib-olla nägite, ma vaatan ju pumpa, saadab mulle mingi signaali. Ma lootsin, et ta ütleb midagi tarka, ta ütleb lost signal on ja mul pole õrna aimugi, mis ma veresuhkur praegu on. Õnneks siin mahlan on ja. Et siuke pidev ikkagi nagu ärevil olek on nagu paratamatu ja see on mul siuke üsna hiljutine avastus. Ma ei tea, kas see on päriselt sellega seotud, aga mulle tundub, et ma nagu ei mäleta asju enam. Just kui kogu aeg sa hoiad neid diabeedi asju meeles ja siis mul ei ole meeles, kuhu ma panen oma pangakaardi, kuhu ma panen selle, kogu aeg on asjad kadunud. Unustan asju, ma panen kalendrisse, ma unustan kalendrit vaadata näiteks. Et seda ma tunnen küll väga, aga kuna ma olen nii palju näinud vaeva muude asjadega, ma olen käinud näiteks pereterapeudi juures oma pereasju lahendamas on ju ja väga paljude psühholoogidega töötan, siis ma olen lihtsalt nende muude asjade käigus, ma arvan, õppinud ennast rahustama, õppinud ka endale andeks andma, et näiteks kui ma ei saanud nüüd väga hästi hakkama oma diabeedi haldusega, või ma unustasin tellida endale need sensorid õigeaegselt, et siis ma olen lihtsalt endaga nagu hell on ju. Et siukseid asju ma olen õppinud läbi nende teraapiat mujal, aga samas ongi, et ma mäletan, kui ma käisin alguses näiteks läbi diabeedikooli psühholoogi juures, siis tegelikult
me rääkisime minimaalselt diabeedist, me rääkisime kõigest muudest asjadest, aga ongi, et eriti kui diabeediga on raske, ma arvan, krooniliste haigustega üleüldiselt, siis kõik muu on võimendatud. Mul on väga ma olen ise pinges, minu peresuhted, minu töösuhted, ongi, et võib-olla ma olengi veits depressiivne juba, ma ei taha üldse hommikul üles tõusta, on ju. Et see ei pruugi olla ainult, et ma panen näpu peale, diabeet, see, aga et see lihtsalt võimendab nagu kõike seda muud ja siis ongi, et ma olen kogu aeg ärevil ja ka füüsiliselt, et ma võin lihtsalt olla ärevil, et mis see veresuhkur praegu on, aga kui mul ongi veresuhkur madal, veresuhkur kõrge, mul on ka füüsiliselt halb olla. Ja siis see hetk, et kuidas ma siis näiteks, ma ei tea, sa ajad mind jõhkrat närvi praegu, ja mul on veresuhkur madal ja siis näegutad siin midagi ja siis ma ütlen sulle halvasti näiteks ja pärast see süütunne, mis ma tavaolukorras võib-olla ütleks, kuule chill, aga ja siis ma tunnen ennast pärast veel pahasti, et miks ma nüüd ei suutnud ka selles olukorras olla nagu inimlik, mõistlik, arvestav, on ju, et kõik need olukorrad veel nagu võimendavad, kui see nüüd oli loogiline. Marelle, mis sinu praktika ütleb, kas on mingite vaimse tervisehäirete kasvu pärast kroonilise haiguse diagnoosi saamist? Kindlasti on. Võib-olla nii-öelda konkreetsete sümptomite diagnoosideni praegu ei lähekski. Võib-olla mida mina vastuvõtul, millele ma nagu tähelepanu nagu pööran, on see, et kui üks kroonilist haigust põdev patsient tuleb mulle vastuvõtule, siis on mul vastuvõtule selline ülesehitus, minu enda loodud tüüpküsimused, mida ma siis alati küsin. Ja et need ära ei ununeks, siis need ongi, meil arvutiprogramm võimaldab siis nii-öelda need niimoodi struktureeritult siis ette panna. Ja seal nende hulka kuulub ka siis nii-öelda vaimse tervise küsimus ja stressijuhtimise selline nagu punkt. Et stress on elu nii-öelda tavapärane osa, ilma stressita me ei saakski toimida, see on nii-öelda normaalne, et alati on küsimus, kuidas me sellega toime tuleme. Ja tegelikult inimesele nagu on, mina tervishoiutöötajana peangi siis nagu aru saama, et kas meil on nii-öelda see probleem süvitsi juba läinud või piisab siin selles mõttes sellisest vaimse tervise vitamiinidest, et see on nagu minu siis selline roll võib-olla selle probleemi tuvastamisel. Ja nagu ma eelnevalt siis ütlesin, et tõesti minul nagu, ma ei tunne ennast kuigi kindlalt pereõena täna sellise vaimse tervise murega inimese sellisel pideval jälgimisel, et võib-olla ma olen siiski kõige parem selle nii-öelda probleemi tuvastamisel. Et kuidas nii-öelda see, mis nagu edasi saab, on alati siis nii-öelda see küsimärk, et kus see inimene siis jõuab, kas tavapäraselt jõuab ta ikkagi perearsti vastuvõtule siis nii-öelda järgmise sammuna. Et jah, see stress on nii-öelda nii-öelda tavaline, aga küsimus ongi see, et kuidas siis elada nii, et sa kogu aeg ei ole seal punases tsoonis, et ikka vahepeal on rohelist ja et sa ise ikkagi tajuksid ära, et millal see oranži läheb, et lähedased ei kannataks, et sa ise ei kannataks, töösuhted ja kõik sedasi, jah. Maarja, sina uurid teist tüüpi diabeeti ja vaimse tervise muresid. Mis sinu uuringud on öelnud, kas tõuseb ja kui palju tõuseb ja millised vaimse tervise probleemid kerkivad pärast diagnoosi saamist või diagnoosi tervise teekonnal? Ega neid riskifaktoreid on nagu päris mitmeid, mis siis mõjutavad seda, et võiks kujuneda välja diabeeti korral depressioon või ka tegelikult sellised psühhosotsiaalsed probleemid ja samuti ka kognitiivsed häired. Et nad on kõik omavahel hästi tihedalt seotud ja tihtilugu tulekski neid justkui nagu käsitleda üheskoos. Et kui sa vaatad, et seal taga võib olla kas tugev ärevus või depressioon, siis tegelikult tuleks vaadata ka kõiki need psühhosotsiaalsed probleeme ja olenevata siis vanusest või haiguse raskusastmest ka hinnata teisi funktsioone, mis on seotud siis näiteks ka töömäluga, eks ole. Aga kui ma tulen nagu tagasi enda praktika juurde, siis tegelikult on tihtilugu see, et kui näiteks diabeedi ajal on väga oluline roll nõustada elustiili osas ja vaja siis selgitada seda toitumist, rääkida süsivesikutest, liikumisest, kõigest sellest. Ja kui tegelikult sa näed seda, et ta vastab sul kogu aeg seal, siis tegelikult see ongi see hüüumärk ka meile, et okei, aga räägime siis natuke sellest motivatsioonist ja sellest vaimsest tervisest, et seal on tegelikult see probleem.
ma arvan, et meie käed jäävad väga lühikeseks, kui me keskendume ainult sellele, et meil on vaja nagu hoida seda checklist'i, et räägime nüüd toitumisest. Inimene ei võta ühtegi toitumise alast muudatust vastu, kui ennem pole vaimne tervis korras. Nii et sellele võib-olla tähelepanu juhtimine nagu äärmiselt oluline. Ja ma arvan seda ka, et kui sa nagu räägid inimesega ja suunad seda tähelepanu selle vaimse tervisele, siis ma arvan, et see inimene ise ka tunneb, et aga ma olengi oluline, et minu see diabeet ja minu vaimne tervis ei ole 2 erinevat asja, vaid neid nagu käsitletakse koos. Ma arvan, et seal hakkab nagu lahenema edasi, et see pall läheb veerema ja ta tunneb seda tuge ja tegelikult koos selle vestlusega parandame seda head suhet, et see õde on tore, ma saan tema poole pöörduda ja meil kontakt nagu läheb paremaks. Ja, kas keegi soovib praegu midagi lisada? Ma ei tea lihtsalt, kui otse sellele küsimusele vastata, et mis riski, kui mõtlen psühhopatoloogia peale, et mille riski diabeet või muu krooniline haigus võib tõsta, depressioon käis läbi, ärevushäired käisid läbi erinevad, samal ajal kognitiivsed häired ka ja samal ajal söömishäired, sõltuvushäired, mis mulle veel nagu pähe tulevad. Võib-olla ongi lisada juurde veel väsimus, jõuetus, asteenia ja unehäired. Unehäired, mitmed siuksed depressiooni sümptomid. Nüüd enne, kui me natukene võib-olla üritame seda probleemi natuke lahendama hakata, küsin, kas keegi publikus soovib midagi meie panelistide käest küsida. Ma juba ühte kätt näen. Kas meil saaks mikrofoni anda, palun? Tere! Minu küsimus on selle sama teema kohta vaimsus ja pealkirjas olev sõna vaim, et mis saab vaimust. Et inglise keeles on mental health ja eesti keeles me tõlgime vaimne tervis, kuigi võiks öelda ka mentaalne tervis. Et võib-olla see küsimus ongi, et kuidas te mõistate, kuidas te defineerite sõna vaim, kui me räägime, mis saab vaimust. Ja ka see, et sõna psüühe tegelikult oma algupäras, kui see sõna kunagi nagu tuli ammu, tähendab hinge. Et lihtsalt avada definitsiooni sõnale vaim ja vaimsus ja sealt vaimne tervis. Aitäh. Kas keegi tahab? Lahe küsimus. Korraks mainisin alguse poole, et natuke üldse meil kipub olema sellist keha ja vaim nagu eristumist meditsiinisüsteemis. Eks ta natuke sealt on tulnud, ma arvan. Ja see on minu hästi subjektiivne mõte sel teemal, aga ma arvan, et meie see sõnavara on ka paljuski ajaloo tulem. ja kui mõelda ajast tagasi, siis tegelikult ju neid selliseid otsinguid, et näiteks mis teadvus on, siiamaani me lõpuni tegelikult päris hästi ei tea, või mis see vaim või hing siis on. Ja eks meie sõnavara on ju ka võrdlemisi filosoofilise taustaga. Et me võib-olla peame leppima, et sõnale hing me ei saagi kunagi vastust, mis see täpselt on. Et see definitsiooni võib jääda inimestel erinevaks. Nii, me oleme loonud päris palju seoseid. Ma arvan, et me oleme suutnud ära tõestada publikule ja vaatajatele, et kehaline tervis ja vaimne tervis on seotud. Nüüd räägime sellest teekonnast, mida inimesed läbi veel elavad. Et seda ma olen ka kirjeldanud, aga küsimus, mida me saaks muuta või kas me peaksime midagi muutma, et seda neid muresi leevendada või vähendada. Et lähme nüüd selle teekonna poole ja kas ja mida paremaks teha. Võtame siis Eesti kontekstis, ikkagi Eestis elame. Kas keegi soovib selle teema avada esimesena? Mina võin selle teema alustada, et kui minna nagu võib-olla siis meie meditsiinisüsteemi kui sellise poole, et siis me oleme vahel nagu selle dilemma ees, et tervishoiutöötajatena meile meeldib seda vastutust lükata nagu natuke kellegi teise aeda. Et kui patsient on seal endokrinoloogil jälgimisele, ju siis see endokrinoloog teeb kõik need asjad ära. Et kui ta käib seal ortopeedil, no ju see ortopeed teeb kõik need asjad ära. Ja siis tulevad need patsiendid esmatasandile tagasi
ja selgub, et ortopeed on öelnud, et las perearst teeb ja endokrinoloog on öelnud, las perearst teeb. Ehk et me nagu muudkui veeretame seda palli, eks ju, et võib-olla nagu iga tervishoiutöötaja, oled sa arst, õde, oled sa kuskil haiglamajas, perearstiabis, et võiks nagu mõelda lihtsalt ikkagi hoolimata sellest asukohast, et see inimene kui tervik oleks nii-öelda tema poolt saanud selle nagu täieliku siis käsitluse, et ei pea teda veeretama nii-öelda kellegi teise nagu õuele, et teha nagu seda kvaliteeti, mitte kvantiteeti, et küsida neid küsimusi, olla inimesele rohkem olemas, julgeda kutsuda nii-öelda vastuvõtule tagasi, et siin muidugi on rohkem siin pereõdedest juttu, et ma arvan, et pereõed üleliia sageli ei kutsu neid patsiente tagasi, et muidugi meil saab ju vastuvõtu aeg otsa ja sageli sinna see nii-öelda jääb, aga et see tagasikutsumine on ka üks märk sellest hoolimisest, et tule, räägime sel teemal nagu veel. Et tegelikult inimene ju, ma usun, tuleb hea meelega tagasi, aga me ei tee seda liiga sageli võib-olla. Jah, palun. Lihtsalt arutelu tõstatamiseks omalt poolt. Kui inimene näiteks tuleb minu juurde ja ma saan aru, et mingi sümptomaatika ja samal ajal ma näen, et nende asjade taga võib olla mingi füsioloogiline teema, ongi, ma ei tea, kilpnäärme teema, mis iganes muu. Siis jälle mina ausalt öeldes olen seal dilemma ees, et ma võin ju pakkuda talle välja, et tule tagasi ja siis hakkame tegema siin pikka psühhoteraapiat ja õpetame sulle igasuguseid huvitavaid tehnikaid ja puha. Ja ma tean, et olukorras, kus tal võib olla on päriselt, näiteks ma ei tea, veresuhkru teema, siis ma tegelikult teen nagu karuteene, et tegelikult tal oleks vaja seda nagu, võib-olla sul on mingi väga objektiivne näit, mis on vaja korda saada, on ju. Ja ma täiesti nagu tunnen ennast ära selles, kui sa ütled, et natuke nagu visatakse seda patsienti, sest samal ajal, kui ma seal olen, siis mul tekib see nagu, ma ei julge öelda, et jaa, et okei, sul on need asjad tegemata ja asi võib olla ka selles, aga nüüd hakkame tegema järgmised, ma ei tea, kui pikalt psühhoteraapiat, on ju. Ja, aga ma arvan, et sinu puhul sina ei saa nii-öelda tellida neid uuringuid, nagu saavad nii-öelda tervishoiutöötajad, eks, et see ongi okei, kui sa kirjutad sinna haiguse näiteks väljavõttesse, et võiks kaaluda seda, et see ei olegi ju otsene käsk, vaid see on sinu mõte ja ma arvan, et see on igati nagu aktuaalne, sest et kogemus ja kõik see, et sellele keegi ei vaata halvasti. Et lihtsalt võib-olla siis on see nagu murekoht, see nii-öelda palli veeretamine, kui need eriarstid ja need saavad ise ka neid uuringuid tegelikult teha, aga nad suunavad selle patsiendi tagasi meile, eks ju, nad kulutavad selles mõttes mitte meie aega, eks ju, vaid lihtsalt nagu üks vastuvõtu aeg läheb sellele kinni, et tegelikult oleks saanud see sama inimene selle nagu ära teha, et lihtsalt ressursi raiskamine on siin nagu. Kuidas diabeediõdedel see teekond käib, et sa enne rääkisid, et ikkagi kui inimene on, siis sa saad aru, et on mure, kuidas teil edasi viimine käib, kes? Tegelikult sellises teoorias ja ideaalses maailmas on väga hea, kui kroonilise haigega tegeleb multidistsiplinaarne meeskond. Arst, õde, kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja, seal võib olla ka kogemusnõustaja, seal võib olla füsioterapeut. Kõik need olulised komponentid, mis aitavad selle haigusega hästi toime tulla, aga seda ideaalset maailma kahjuks ei ole, et väga hästi on, kui on ikkagi arst-õde ja tegelikult see probleem ongi see, et kui seal tekib see vaimse tervise probleem, on vaja suunata kliinilise psühholoogi juurde, siis nüüd jääme seda aega ootama. Ja kellel on siis see raha ja võimekus, nad saavad kiiremini, aga kellel ei ole, peavad ootama, nii et see tihtilugu mingid etapid jäävad ikkagi nagu pidurdama, aga jah, et ikkagi suures plaanis see õde võib-olla ongi seal see oluline lüli, kes suudab hästi võib-olla selgelt, lihtsalt rääkida, kuulata ja anda head nõu, eks ole, et praktilist elu, kuidas toimetada ja mida siis ette võtta, eks ole, et kindlasti väga olulisel kohal. Aga jah, ma saan aru, et alguses on nagu arst-õde ja siis meeskonna võimalusel laiendatakse. Angela, räägi nüüd jälle sa juba mainisid korraks nüüd meeskonna, räägi, kuidas sinu meeskond kogunes kokku. Sa oled perearsti vahetanud, aga mis sa kõike oled teinud, et praegu oma meeskond kokku saada ja kes seal on? Jaa, kes seal ongi ilmselt perearst, keda ma praegu näen tihedamini
tänu sellele, et tuleb käia lapsega kogu aeg kontrollis ja siis ma vahepeal viskan oma muresid ka sinna kõrvale. Aga siis on mul diabeediõde, kelle ma sain tänu diabeedikooli. Sest muidu ma käisin ainult endokrinoloogi juures minu arust. Ja ongi, kuna ma linnu vahetan, alguses ma oli Tallinnas, siis mul oli Tartus endokrinoloog, siis see endokrinoloog läks vanemapuhkusele, siis mul oli uus vahepeal, mul justkui nagu ei olnudki, siis ma ainult rääkisingi diabeediõega. Ja siis nüüd perearst ja oligi vahepeal ma käisin siis Võrus kliinilise psühholoogi juures, aga siis muutsin ära, hakkasin käima pereterapeudi juures ja temaga nüüd me oleme siis just ka nagu neid vaimseid asju lahanud rohkem. Okei, et see tundub selline pikk keeruline protsess olevat. Ja ikkagi ma tahan nagu rõhutada, diabeedikool on mu tiim, kui midagi on, ma kirjutan Kristile või nagu kellelegi, et kuule, aidake vaata mõelda, et kust ma saan kedagi, et just see ühingu roll nagu just diabeeti põdevate inimeste jaoks, ma ei tea, ma loodan, et teistel krooniliste haigustega inimestel on samamoodi keegi, kellele nagu kirjutada või kuhu sa saad meiligi saata, on ja. Aga no ongi, et see diabeedikogukond on hästi kokku hoidev, et mingi täiesti suvaline väike asi, ükskord läksingi Tartusse peole, täiesti insuliin tühi, midagi kaasas pole ja juhuslikult siis diabeedikooli üks naine ütles, et kuule, ma toon sulle, oma vabast ajast too mulle linna ja mingid asjad, et just see inimese vaade ja ongi, et võib-olla kui me ütleme mingisugune tiim, siis võib-olla ongi pigem just kas diabeedikooli poolt või ka need ise diabeeti põdevad inimesed. Et mul on Insta ja ma saan alati õigata Instasse, et mul pole midagi, palun aidake. Ja siis inimesed aitavad, aga need, kellel ei ole, või ja ilmselgelt igaüks ei tee endale Insta-kontot, et oma asjadest rääkida ja mingit abi saada. Et siis võiks see tervishoiutöötaja olla, aga alati ei jõua, ei saa. Kas ma tohimaks küsida, et kuidas sa jõudsid selleni, et peaks minema selle kliinilise psühholoogi juurde või pereterapeudi juurde? See oligi siis, kui see raseduse hästi raske aeg oli, hästi muserdav aeg ja ma mõtlesingi, et enam niimoodi ei saa, et see on täiesti kohutav ja oligi täpselt see periood oli ka, kus kõik nagu lendas õhku. Et mul üks multikas on ka, kus on sellised elu nagu sambad on ja siis minu jaoks ma tundsingi, ja kõik variseb kokku ja oligi, et töö, pere, tervis on ju kõik nagu lihtsalt langeb. Ja siis et siis ma küsin kõigepealt oma Tartu perearstilt abi, temalt ei saanud, sain Võrru perearsti, tema suunas aga just selle erinevate psühholoogide juures, kelle juures ma olen käinud, just minu jaoks on kõige rohkem kasu olnud pereterapeudist, just selline süsteemne vaade kõigele sellele, et ongi, et kuidas nagu päriselt on, ma ei tea, minu paarisuhe, minu peresuhted, minu üldse mingid mustrid, asjad, tööd ja ma arvan, et ma ei tea, kas ta ei ole vist seda öelnud, aga ma arvan, et ta võtab seda arvesse, et kui mul on krooniline haigus, sest sellest kohe alguses tuli juttu. Et ja niimoodi, mis sinna jõudsin, praegu on paus, lasti suvepuhkusele mind. aga jah, niimoodi ta läks, aga pereterapeudi ma mõnes mõttes leidsin ise oma initsiatiivil. Mõtlesin, et mis see sinu kogemus on ja võib-olla natuke sinna poole ka, et kas see soovitus, et kuule, mine psühholoogi juurde, tuleb nagu süsteemi poolt või on see jälle selline asi, et okei, nüüd oli mul nii halb, et ma otsustasin, et ise minna ja ise ajada seda kõike. Väga hea, tahtsin täpselt sama küsida. Võite, kust see tuleb? Lähen 2 sammu tagasi, et kui me räägime vaimsetest muredest, siis me peame rääkima ka sellest, et ega lõpuks see tervishoid ju ei saagi 100% aidata, et me peame selle inimese ikkagi viima sinna faasi, et kus ta ise leiab selle tee, et ei saa ükski tervishoiutöötaja anda talle suuniseid, eks, et me saame öelda, et jah, palun pöördu kliinilise psühholoogi poole, aga kas ta sinna jõuab, me ei tea ja võib-olla siis sulle ka nagu see mõttelend, et kui minna vastuvõtule, et siis me alati ootame, et see tervishoiutöötaja küsiks nüüd selle küsimuse ära, et ma ise ei hakka rääkima sellel teemal, et mul tegelikult on nagu uni on kehv ja kõik need asjad, et las ta ise küsib, et ma ise ei hakka rääkima.
ja siis lähed vastuvõtult ära ja ta ei küsinudki. Nüüd saan kirjutada ajakirja, mida arstid sulle ei räägi. Et noh, selles mõttes, et kui sul on ikkagi mure, siis nagu tee suu lahti ja ütle, et see vastuvõtu punktid, mis seal on 20 punkti, ma proovin ausalt kõik need läbi käia, aga vaat võib juhtuda, et meie vestlus läheb sellel vastuvõtul täpselt nii, et ma ei jõua küsida selle kohta, et mis nii-öelda päriselt, eks ju, veel toimumas on, et see on alati nii keeruline, et see on nõustamise võlu ja valu. Me kunagi ei tea, millised on selle inimese ootused ja päris mured, et selleks, et sinna tuumikuni nagu jõuda, võib kuluda väga palju aega. Ja meie vastuvõtud on näiteks 20 minutit. Et siit nagu ongi see mõte ka nagu, mida ma ise olen proovinud nagu jälgida, et ongi, kui sa näed, et nagu mingi mure ikkagi jäi õhku, et sa saaksid seal nagu minna süvitsi veel, et kutsus inimene tagasi, eks, aga teisalt see õde peab olema ikkagi niivõrd enesekindel, et ta kutsub selle patsiendi tagasi, et ta päriselt suudab aidata, sest et muidu ta ju raiskab see patsiendi aega, on ju. Et siin on ka nii palju eetilisi selliseid nagu dilemmasid, millega igapäevaselt nagu toime tulla. Et minul kui tervishoiutöötajal, et nagu ma alustuseks ütlesin, et mul ei ole tegelikult vaimse tervise alast sellist eriväljaõpet, süvaõpet, vaid kõik on pigem isikliku kogemuse, tunnetuse põhjal. Ja kui sellel õel, kes seda inimest parasjagu nii-öelda nõustama hakkab, ei ole üldse kogemustega midagi, no sellest ei tule ju midagi välja, et siis ongi lihtsam öelda, mine edasi kuskil, otsi midagi, ja võib-olla sõda isegi ei tea, millised on võimalused edasi pöördumiseks, et palju aspekte. Et esmatasandil on tõesti väga suured ootused selle kõige osas, et me oleksime kõiges väga head ja kui me seda ei ole, et siis me oleme läbi kukkunud. Et see on teinekord nagu selline nagu raske teema, mis tegelikult ju tähendab ka tervishoiutöötajale sellist nagu läbipõlemise nagu stressifaktorit, et eks see tervishoid ja esmatasand on üldse väga suure ju surve all tänase seisuga ja sellised võib-olla siis piltlikult öelda sellised lihtsamad vaimse tervise probleemid jäävadki ilmselt tulevikus esmatasandi kanda, et eriarstiabi kliinilised psühholoogid saaksid tegeleda väga raskete nagu juhtumitega, mis on ikkagi juba konkreetselt nagu häired, et pereõe ülesandeks tulevikus tõesti on selline nii-öelda elustiili nõustamine ka vaimse tervise koha pealt, et kuidas sul päriselt läheb ja mis sa arvad, mis sa saaksid enda heaks ära teha. Angeles soovid kommenteerida? Jaa, tahtsingi mõnes mõttes selle, kui me räägime lahendustest, siis hästi lihtne lahendus minu arust olekski, et nagu ongi, et esiteks teeks selle ravijuhend ja paneks need tšekid on ja kelle juures peab käima ja lihtsalt vahepeal hõikaks, et kuule äkki lähed, käid nagu korraks läbi kuskilt, nagu teed mingisuguse, täidad tabeli kas või vaatad, et kuidas see olukord on. Sest et ega muude eriarstidega on ka samamoodi öeldakse ju, mina ei teagi, käi hambaarsti juures korda aastas, käi silmaarsti juures, üks ütleb aastas korra, üks 2 aasta jooksul, üks 3 aasta jooksul, ütleb endokrinoloogi kohta sama, 3 kuu jooksul korra, aastas korra. Ja siis see ongi siis minu kui patsiendi vastutus, et kas ma panen selle aja või ei pane. Aga kui vähemalt keegi nagu tooks selle mu vaate välja, et see on nagu teema, millele võiks tähelepanu pöörata ja siis veel, kui on seda ressurssi, kui on teadmist, nagu ongi minu perearst tegi see uus hea Võru perearst, ongi ta paneb mulle paberi peale, nii helista sellele numbrile, lepi aeg kokku ja siis on juba mind nagu nii palju aidatud, kas ma saan sinna aja või ei saa, ta ütles, et ma ei tea, aga proovi ja siis ma sain juba piisavalt abi sealt, et võtta nagu enda see energia kokku ja siis vajadusel leida see teine spetsialist, aga lihtsalt, et nagu hõikame lihtsalt vahepeal nagu kord aastas, kas endokrinoloog, kes iganes oma nagu lauale tahab selle võtta, et lihtsalt, kuule mine käi korra või vaata seda, mõtle sellele, et lihtsalt tähelepanu juhtida, et kas see võib olla teema. Senimaani mul tunneb meie vestluse põhjal, et see krooniline haigus on natuke individuaalne sport, et kuidas Eestis on tegelikult lähedaste kaasamisega, et lähedasi ka toetada, et sina ju rääkisid oma elukaaslasest, kes on ka nagu oma ülesande võtnud, et kuidas meil sellega Eestis on, kas me kaasame neid nagu patsiendi toetamisele ja kas me toetame ka neid lähedasi, kas me peaksime seda tegema? Minu arvates nagu lähedaste kaasamine, perekonna kaasamine on äärmiselt oluline. Nad täpselt samamoodi nagu patsient ise ja ka tema lähedased kuuluvad nagu nii-öelda sellesse ravimeeskonda, et nende õpetamine, nõustamine, selgitamine, et äärmiselt oluline, et otse loomulikult, kui tegemist on lapse noorukiga, sa ju automaatselt ei õpeta tema isa kõiki neid, kes on perekonnas, aga tegelikult ka täiskasvanute puhul,
et abikaasa, no meesterahvastel abikaasa, kes teeb toitu, küpsetab, sa pead selgitama, õpetama, et kust need süsivesikud tulevad või kuidas seda toitumist vastavalt muuta, et see oleks tasakaalus, eks ole, ja nii edasi, nii et see lähedaste kaasamine on vähemalt meie töös küll nagu äärmiselt oluline ja alati nagu primaarne selles mõttes. Kuidas Dagmar või Marele näevad, kas teil on võimalus neid lähedasi kaastada, sest on ju isikuandmed ka, et kuidas see käib? Just, et jälle väga lahe on kuulda, et te päriselt seda teete, et te kutsute kogu pere. Kui ma mõtlen tagasi psühhiaatrikliiniku peale, siis haigla kontekstis oli samamoodi natuke võib-olla lihtsam, et seal me päris palju suhtlesime lähedastega, samamoodi neid perekohtumisi tegime. Täna erasektoris on ikkagi see, et mina pean lähtuma sellest reeglist, et kui tuleb täiskasvanud inimene, lastega on asi teine. Et laste puhul, alaealiste puhul ikkagi käib peamine suhtlus läbi täiskasvanu. Aga kui tuleb vastuvõtule täiskasvanud inimene, tema pöördub, siis tema on minu klient ja täpselt seal tuleb see konfidentsiaalsuse ja isikuandmete nagu teema vahele. Ja kui siis juhtub, et ja mul on seda olnud, et mees või naine või ema või kes iganes uurib infot või üritab midagi omalt poolt nagu seal juhtida ja sekkuda, siis ma lihtsalt ei saa seda lubada. Mida ma saan teha, on see, et ma oma kliendiga räägin selle läbi ja küsin tema arvamust ja kui klient on sellega okei ja tema näiteks kutsub kaasa, suurepärane. Aga kui ma olen olukorras, kus klient ütleb, et ei, ma ei taha näiteks oma emast mitte midagi kuulda, siis ma ei saa seda teha. Mul oli just reedel oli siis selline olukord, kus teist tüüpi diabeetik, skisofreenik ja vanuses 50 midagi sellist ja ema on väga tubli, agar tubli ja tahtis minna siis diabeediõe vastuvõtule, et oma poja toitumispäevikut analüüsida. Ja sai ta siis tegelikult vastuse, et ilma pojata teda vastu ei võeta. Et siis ka võib-olla selline nagu huvitav olukord, et ta isegi tegelikult ei soovi selles mõttes selle täiskasvanud poja tervisest rääkida, vaid seda toitumispäevikut analüüsida. Aga vastus on siis see, et kui poega vastuvõtul ei ole, siis ei saa, eks ju. Et see on jälle see lähedaste kaasamise võimalus, eriti kui pojal on tegelikult siis selline nagu kaasuv diagnoos, et see on siis lähedaste kaasamine. Aga lähme nüüd unistamise peale korraks, et ideaalmaailmas, mida me võiks praegu muuta, et neid inimesi rohkem toetada? Mis me võiks teha, kas keegi tahab alustada sellest? Mina võin alustada ka, mul on väga lihtsad lahendused. Esiteks, palun võimaldage kõikidele diabeetipõdejatele pumba hüvitised. See on uskumatu, kui palju raha kulub. Nagu ma rääkisin, see on mu teine aju, see annab mulle nii palju ressurssi, teha midagi muud, elada oma elu. Aga aastas läheb 5000 € selle peale. Nii, kujutate ette, on ju. Tahaks minna reisile, tahaks panna 3. sambasse, tahaks panna kõrvale, teha investeeringuid, mis iganes maja ehitada. Et seda ikkagi on nagu väga palju, et praegu kuni 26-aastastele hüvitatakse, mina olen 27, et siis saingi selle ostetud, kui ma veel olin seal 26 sees. Et see on siuke, ma ei tea, kui kallis lahendus see on, aga kindlasti odavam kui koolitada ja õpetada kõiki muidugi tervishoiutöötajaid, sest minu vaimne tervis, minu füüsiline tervis on nii palju parem ja nii palju vastuvõtte vabaneb sellest, et ma ei pea käima kogu aeg kõigega tegelema, pluss veel kui peaksid mingi tüsistused ka jõudma, sest minu füüsiline tervis on ka nii palju parem. See on siuke üks lihtne asi, mida saaks teha riik ja teine lihtne asi, mida võiks mõelda iga siuke lüli, kes on diabeediga nagu seotud, et nagu teha seda asja ajamist väiksemaks, et no näiteks insuliini retseptid, miks ma pean iga kord helistama ja küsima, kas ei võiks teha mingit arvutust, riik või endokrinoloog, see on nagu üks kõige lihtsam asi, mida mul on sõna otseses mõttes eluks vaja ja ma pean kogu aeg helistama, nii, siis ma lähen apteeki, avastan retsepti pole, helistan perearstile, perearsti pole. Siis ma helistan perearsti nõuandeliinile, võib-olla sealt saan, nii, selleks ajaks apteek kinni. Ma pean jälle homme tagasi minema, selle asemel, et mul oleks mingi hunnik retsepte kogu aeg näiteks olemas või need uuenevad iga kuu tagant või mis iganes. Täiesti lihtne lahendus, milleks seda jama. Või ka igasugused need tootjad on ju.
et iga asi tuleb oma karbis nagu näiteks on ja siis mul on lõpuks on 3 suurt pappkasti kodus, kuhu ma panen need, kus mul on see koht, kuhu ma panen kõik need karbid, et noh, loomulikult pakendit on vaja, aga prooviks siis nagu võib-olla, et neid on natukene vähem või no sellist asjaajamist, iga asi te kujutad ette, võtab 1 minut, aga neid asju on mustmiljon ja seal juures ma pean kogu aeg mõtlema, on ju, et kas see sensor töötab, kas palju ma insuliini, palju ma söön, palju ma liigun ja nii edasi, et neid on lihtsalt nii tohutult palju, et kui prooviks nagu veel natukene kliendisõbralikumalt seda teha, et oleks vähem asju. Ja siis on jälle, mul on nagu rohkem ressurssi tegeleda oma asjadega, olla rahulikult, et näiteks kui ongi puhkeaeg, on ju, et mees istub õhtul teleka taha, et nagu lõpuks ometi hakkame hingama, ma lähen vannituppa, hakkan kanüüli vahetama, sensorit vahetama, on jälle pool tundi läinud ja juba tahakski nagu magama minna, et see on lihtsalt trets. Mida teised oma ideaalmaailmas praegu muudaksid? Palun mõnele. No mina olen ikkagi esmatasandi meeletu entusiast ja mina usun tegelikult selles esmatasandi nii-öelda võimu ja väravavahi rolli ja pereõdedesse, et esmatasandil on kindlasti vaja veel pereõdesid ja on vaja õdesid, kellel on nii-öelda väike sihuke nagu fookussuund, millega nad nagu võib-olla igapäevaselt rohkem nagu siis toimetavad ja tegutsevad, et väga raske on olla hea siis vaimse tervise nõustamisel ja kopsuarteri trombemboolia diagnoosimisel ja võtta samal ajal veel verd ja telefonile vastata ja e-maile vastata, et ma usun, et esmatasandil võiks tulevikus olla nii, et lähevad need suunad nii-öelda natukene nii-öelda kindlamalt, et on rohkem õdesid ja on neid õdesid, kes soovivad rohkem vastuvõttu teha, nad saavad seda teha, nad saavad kroonilist haiget süsteemselt jälgida, neil on olemas selleks digilahendused, et insuliini nendel sensoritel neil on olemas, eks ju, igasugused äpid ja asjad, et tegelikult igal kroonilist haigust põdeval patsiendil võiks olla nii-öelda oma nii-öelda mingi digipäevik, mida ta saab siis ikkagi nagu mugavalt tõele saata ja vastupidi, et automatiseeritud teavitused ja nii edasi, et ma arvan, et see esmatasand tulevikus 10 aasta jooksul muutub palju, ma loodan väga, et just õdede ressurssi tegelikult tuleb juurde. Kas me ideaalmaailma lisame midagi veel? Et jälle muidugi tahaks öelda, et see tüüpiliselt 2 soovitust, et psühholooge võiks olla rohkem ja siis psühholoogid võiksid olla targemad, et me saaksime spetsialiseeruda näiteks kroonilistele haigustele. Ja samal ajal me räägime seda sama juttu, et psühholooge võiks olla rohkem viimased, ma ei tea, 10 aastat juba, on ju. Et ehk siis mulle tundub, et see ei, me võime seda ju rääkida, aga sinna see jutt jääbki. Et mina, hetkel ma olen entusiastlik, et ma tean, et vaikselt riiklikult me ikkagi juba sinna suunas liigume, et meil võiks olla sinna astmelise abisüsteem. Ehk siis täna meie see pilt on hästi mustvalge, et kas sa oled täiesti üksinda, guugeldad ise seal Peaasi lehel või siis lähed kliinilise psühholoogi juurde, kui sul on raha, on ju, ja kui õnnestub. Ja seal vahel on nagu kilomeeter tükk-tühja maad. Et ideaalis ma loodan, et me lõpuks jõuame selle süsteemini, mis ma tean täna on ikkagi juba vaikselt nagu mudimises, et neid astmeid tuleks rohkem. Et esiteks näiteks me alustaksime eneseteraapia vahenditest, näiteks eneseteraapia kursustest, mis on oluliselt kättesaadavamad, kiiremad, odavamad, aga oleksid riiklikult üle vaadatud, reaalselt tõenduspõhised ja juba siis nagu sealt saaks alustada, on ju. Siis, kui sellest jääb väheks, me saaksime võtta järgmise tasandina appi igasugust, näiteks kogemusnõustajad, rohkem rakendada neid psühholooge, kes minul on selline, see ma tänaseks enam ei teagi, ikka kõvasti 10+ aastat nagu väljaõpet, on ju. Aga näiteks neid inimesi, kes on lõpetanud baka, magistri, keda meil tegelikult on rohkem, on ju, annaks neile natuke struktuursemat väljaõpet, me saaks nemad juba nagu rakendada. Ja siis, kui sellest ka on vähe, siis juba me jõuame sinna psühhoterapeutideni, kliiniliste psühholoogideni ja siis me alles jõuame psühhiaatrikliinikuni. Et meil oleks seal vahepeal natuke mingit varieeruvust, et ei juhtuks seda, nagu me täna, mida mina täna näen,
et psühholoogi abi on väga kallis, siin on väga raske jõuda. Noh, tore, kui üldse jõuad ja samal ajal, kui ta juba minu juurde see inimene jõuab, siis enne minu juurde tulemist ta on seda otsust kaalunud mingi viimased 5 aastat, sellepärast, et äkki ikka ei ole nii hull ja see väljaminek on nii suur ja need aega on ju nii vähe ja see kõik on nii keeruline, et ikka ja siis nad venitavad ja venitavad ja venitavad ja võib-olla me tegelikult jõuaksime oluliselt nagu need tulekahjusid ära hoida, kui me alustaksime varem ja meil oleks natuke mingit nagu vähem intensiivset sekkumist. Maarja, kas sul on meie ideaalmaale midagi lisada? Ja ma just mõtlesingi seda, et kui mõelda sellisele lahendusele, mida me saame juba täna ära teha, et siis kindlasti me saame täna ära kasutada olemasolevat ressurssi, et need, kui ma võtan kasvõi diabeediõdest on Eestis väga vähe, et see number on 30 võib-olla, et arvestades, kui palju meil on diabeetipõdevaid inimesi, aga sellegipoolest me saame koolitada ja võib-olla kas kasutusele võtta mõne võib-olla lihtsa, kerge sellise mõõdiku, millega esmast hindamist ära teha ja see võiks olla nii-öelda sisuliselt kohustuslik, et see sekkumine on vähemalt 1 kord aastas läbi käidud. See annab väga hea signaali. Et edasi liikuda, et see on nagu läbi käidud, et me ei oota seda küsimust patsiendilt, eks ole, vaid me tegelikult käime läbi ja tegelikult, kui võtta seda lihtsalt mõõdikut, siis see ajaressurss on ikkagi 2-5 minutit, see ei ole kauem. Et me saame kiiresti läbi käia ja see on see, mida saame praegu kasutusele võtta. Ja, kas keegi publikust soovib praegu midagi lisada, mõnda oma kogemust või lahendust, mis ta tunneks, et oleks vajalik? Ma näen ühte kätt. Oodake mikrit, palun. Tere. Tahtsin ütelda, aga unustati ära vaimse tervise õed. Tegelikult, mis on väga hea pereõdedel abiks, sest nad on hästi väga toetavad. Kuna ma ise töötan diabeedikoolis meil ja kooli tervishoius, need vaimse tervise õed on väga pädevad, et saab juba alguses neid kasutada ja neid on juba päris palju. Et võt seda tahtsin ütelda, et me kohe läheme nagu psühholoogide ja pereterapeut, algus saaks olla vaimne terviseõde. Eriti muidugi mina nagu laste poole pealt, et toetus on seal palju. Et neid ei tohiks ära unustada, neid võiks olla igas perearsti keskus, paljudel juba on ka, et suurtes perearsti keskus ongi juures vaimse tervise õed, kes hakkavad kohe saavad, nii nagu sa ütlesid, et sa ei ole vaimse tervisega nii tugev, õpetamist, sa saadadki temaga rääkida. Jah, absoluutselt. Jah, võt seda tahtsin ütelda. Just, vaimse tervise õed on tõesti meil natuke nii-öelda välja jäänud siit vestlusest. On jäänud. Ja et see teekond ka, et pereõde ja vaimne tervise õde räägivad omavahel, et sellist suhtlust teha. Nüüd meie aeg on siin kaual, et ma annaks kõigile võimaluse, kui nad soovivad mõneks viimaseks repliigiks, kui nad soovivad midagi veel öelda, mida me ei ole avanud. Kas on kellelgi midagi, mis on veel hingel, mis ta tahaks öelda? Mina võib-olla ütleks diabeetipõdejatele just, et olge enda vastu hellad, andke endale andeks või üldse ka kõikidele krooniliste haiguste põdejatele, et see on raske. Ja ongi täpselt see kriisikõver, millest sa rääksid, tegelikult nagu see mingi hetk, kui sul jõuab kohale, eriti kui ei läinud, sa ei saanud seda diagnoosi mingi pauguga. Mingi hetk jõuab kohale, et nüüd ongi terveks eluks. Enam paremaks ei lähe. Ja ongi, kui keegi näiteks ütles, mulle öeldi küll tihti palju, et küll läheb paremaks ja äkki läheb üle. See ei lähe üle, see läheb ainult hullemaks. Et kui just mingid tarvikud mind ei toeta, aga ongi kõik need tüsistused, asjad, sa elad nagu hirmus, ärevuses. Ja ongi, et kui kõik ei õnnestu, homme ka päev, lasedki puhkusel, võib-olla veits sööd rohkem pitsat, pastat, tuled jälle koju, hingad ja vaatad selle toitumise üle ja nagu ongi olla lihtsalt enda vastu hell ja siis läbi selle, ma arvan, nagu füüsiline tervis ka paraneb. Äkki. Keegi veel? Ei ole küll uus mõte, aga võib-olla kui peaks mingi lõppsõna ütlema, et me võiksime ikkagi kogu aeg aru saada, et meie vaimne ja füüsiline tervis on mõlemad tervis ja käivad koos. Ehk siis, kui me tegeleme vaimse tervise teemadega, siis me ei tohiks alahinnata füüsilist keha, mida mulle tundub, et me sageli teeme. Ja kui meil on mingid füüsilise keha mured, siis tegelikult me ei tohiks alahinnata seda, mis meil kahe kõrva vahel toimub. Just.
ma arvan, et võib-olla veel juurde lisada, et rohkem nagu teavitustööd teha sel teemal, et võib-olla jääb see liiga tahaplaanile, et me oleme väga sellise biomarkerite ja füüsilise tervise konteksti võtnud selle kroonilise haiguse, aga seda vaadata ka just seda vaimse tervise vaatevinklist rohkem ja sellest nagu rääkida ja teavitustööd teha. Mareli? Mina võib-olla lisaks veel siia lõppu, et ikka pöörduda nii-öelda perearstikeskusesse, ikka proovida leida ükskõik, kes on sinule nii-öelda see usaldusisik, kellega on hea kontakt, olgu see pereõde, perearst, olgu see su naabrinaine, olgu see diabeediõde, onkoloog, ükskõik nii-öelda kes, et lähedaste ja tugivõrgustiku olemasolu on ülioluline ja vaimu mõttes iga päev ikka midagi enda tervise heaks ära teha, et ükskõik, mis see siis ära ei ole, siis väike asi loeb ja see ongi see, mis teeb päeva rõõmsamaks. Aitäh. Aitäh kõigile panelistidele. Et ma loodan, et meie kõik, mis siin oleme olnud, kes on veebis kuulanud, oleme nüüd saanud aru saamale, et kehaline tervis ja vaimne tervis on omavahel ühendatud ja oleme saanud ka mõned esimesed lahendusid, et kuidas Eestis seda olukorda paremaks teha. Mina oma poolt soovin tänada Angelat, Dagmarit, Maarjat, Marellet paneelis osalemast. Lisaks soovin tänada Liisat ja Grete-Liinat Meta-Advisoride meeskonnast, kes aitasid seda arutelu või arvamuspaneeli korraldada. Minu poolt lõpetuseks soovin öelda, et aitäh kõigile kuulamast ja ütlen teile ka, et kell 14 algab siin järgmine arutelu teemal esmatasandist ja perearstidest. On teada, et meil lahkub neid iga aasta umbes 60, aga asemele tuleb palju vähem, et olete oodatud seda kuulama. Aitäh kõigile kuulamast ja järgmiste kohtumisteni.